Van Goghi lugu. Need on poisid. Need on tüdrukud siin ees. Lõbus Van Goghi lugu. Poisile käele. Poiss, mina olen jätnud päris seisi. Et siis on nagu lihtsam, kui poiss ei tea, kus kaob. Nii, tüdruk keelab käele 1 ja 2 ja tagasi. Nüüd poiss laskub põlvele, parema põlve maha ja tüdruk jookseb ümber poisi. 1, 2, 3, 4. Kusjuures tüdruk võiks näpuga väljapoole näidata. Ema on hoogi iga kuulise. Siis ja poisile vaid kõigile teistele selgeks teha, jah? Poisele tõesti uuesti kordub. Käele pööre ja tagasi ja nii, teeme selle jookusid siis ringjoonele minek, jah? Teine tuum. Valmis?
need, kes kavatsevad olla poisslapsed, siis nemad saavad siit omale kantri vahel. Poisskirjad vasakud külje vaatajate poole. Soeldan oma käest mardid minutiga 1, 2, 3, 4. Nüüd toetan veidi oma paikale ja hüppan väikse niisuguse jalavahetushüppe taga. Teisele poole. Ja sirged jalad ei ole, siin on mardid jalad õigused olema ja sama teen vasakult ja jälle vasakule vasakule. Nüüd peaks hüppama nii palju, kui jääb paika taha. Hüppad vasakul jalal, parem jääb üles. 1 ja 2 ja 2. Harkipet ja 1 ja 2 ja harkipet ja harkipet. Ja 2 ja 2 ja 1, 2, 1 ja soojenda käsi ja parem jalg, vasak jalg üles, üles, parem, vasak, üles, üles. Aga parem kokku võtseks. 2, 3, 4, 5, 6,
Jookseme kokku, nii et üks paar. Kui keegi, kes on hästi vahva
Läbivedamised paigas, puueta paigas. Tüdruk peale. Pingi ei jookse. Ja kõik kohale!
ma ise ka nüüd ei tea, kas ta on siis plaksulöömise polka või kepsulöömise polka. ainult. Aga ma lasen õige pea meie orkestri sisse mängida ja siis on olemas ta ka plaadi peal.